Raekojas anti üle aastategu 2012 tiitel, mille pälvis Vaksali hoone ootesaali valmimine. Et just nii seest kui väljast ilus Vaksali hoone kõiki alati ootab, on paljusid pannud rongiga sõitmist eelistama. Kuna aastategu valivad tartlased ise, siis näitab see hästi, millega ollakse enim rahul. Ma arvan seda, et me kõik ühel hetkel väärime tähelepanu ja tunnustust ja tegelikult aitab see ka võib-olla aasta rohkem ja paremini lahti mõtestada, sest see tegude nimekiri, mis tegelikult nagu üles seati, on pikem kui see, kes täna said ära märgitud, et me traditsiooniliselt jätkame siis 10+1 variandis. Aga ma arvan seda, et kui me vaatame kõiki neid tegusid nende möödunud aastate jooksul, siis seal on tartlaste jaoks uskumatud olulised asju ja näitavad ka seda, mismoodi Tartu tegelikult areneb. Auhinnaks anti konkurssi võitjale Jaan Luige skulptuur Taeva trepp. Vaksali hoone renoveerimist on oodatud väga pikka aega ning seda rõõmu tartlaste silmis võis näha ka suvel, kui hoone pidulikult avati. Ilmselt olid inimeste ootused selle hoone järgi nii suured, et see oli see põhjus. Ma arvan niimoodi. Mida ajavahemik pikemaks läheb, peab märkima seda meeldivamaks muutub. Et selle protsessi sees olles ei olnud kõik perioodid kõige meeldivamad, aga seda enam praegu läheb järjest meeldivamaks. Nii et tore. Tunnustatud said ka 10 inimhääli saanud tegu. Nende hulka kuulus mitmeid vaba aja tegevusi, sporditulemusi ning ka kultuuri ning teadusega seotud teemasid. Muu hulgas said tunnustust Loomemajanduskeskuse valmimine, rahvusvaheline füüsikaolümpiaad ning Tartu Jazzklubi uus kodu ja uus hingamine ülikooli kohvikus. Selline organisatsioon nagu Jazzklubi on otsinud endale tõesti sellest tõelist kodu ja nüüd on see klubi leidnud seda tõesti ja ma arvan, et paremat kohta kui ülikooli kohvik Tartus ei ole olemas jazzile. Mida teie arvate, et miks tartlased valisid teie teo just ühe nende parimate hulka, et mis selle ajendiks võib olla või miks Jazzklubi inimesi justkui enda juurde meelitab? No ma arvan, et see on seotud ju mitme asjaga. Et üks on see, et Tartus on väga palju noori inimesi, kes vajavad sellist kvaliteetset ja vaba ajaveetmist ja neid kohti, kus seda teha. Mitte, et Tartus ei oleks neid kohti piisavalt, ma arvan, aga selline tõeline Jazzklubi on kindlasti leidnud endale koha. Ja teine asi on see, et see sõna jazz või jats, eks ole, kui seda hääldatakse, on erinevalt Tartu kontekstis on omandatud kuidagi, ma arvan, laiemat ja huvitavamat tähendust, kui seda tavaliselt rakendatakse, kus sellise elitaarse või kinnise ringi muusikat. Tartu kontekstis on see ilusa, ausa ja kuidagi hingest tuleva muusika koht, kus saavad musitseerida inimesed, kelle hinges on inspiratsioon. Nii et ma arvan, et see on väga vajalik Tartule ja ilmselt tänu sellele on ka inimestele see korda läinud. Auhind aasta tegu anti sel aastal välja juba 15. korda ning Tartu linna ja Postimehe koostöös läbi viidud hääletusel anti kokku 4759 häält.